Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Kõigepealt head uut aastat sulle, kes sa seda videot siin vaatad ja kuulad. Ma loodan, et sinu uus aasta tuli rõõmu ja naeruga ja, ja kõige hea ja positiivsega. Minu uus aasta algas küll väga rõõmsalt ja väga positiivselt. Ja see 2026 tuleb meil siis tulihobuse aasta ja kes veel ei ole kuulanud, vaadanud minu videosid, mida toob see kollektiivselt, siis ma panen siia selle video alla. Saad siit kohe minna vaatama seda videot. See on väga huvitav video, kus ma siis räägin, mida mina enda kaardide pealt näen, et mida see kollektiivselt toob, see tulihobuse aasta. Ja lisaks ma panen siia video alla ka kõikide 12 tähemärgi kaardisõnumid selleks tulihobuse aastaks. Saad siis minna vaatama ja kuulama, kui sa ei ole veel seda teinud. Ja tegelikult see tulihobuse aasta hakkab meil on ju 17. veebruar vist oli, aga on tunda juba tegelikult neid energiaid, mis sealt tulihobuse aastast siis tulema hakkavad, vähemalt minul on küll ja ma olen kuulnud ka teistelt inimestelt seda. Aga täna siis teen ma sellise jaanuarikuu ülevaate, jaanuarikuu energiat. Kõigepealt ma vaatan, mida kollektiivselt see jaanuarikuu meile võib tuua, mida minu kaardid räägivad. Ja ma tuletan meelde, et see on selline meelelahutuslik lugemine, ära võta seda siin tõsiselt. Sina ise oled enda elu looja, sina ise lood enda elu iga päev. Ja hakkame siis vaatama. Ja lõpus on veel peale seda kollektiivset lugemist iga tähemärk saab veel endale sõnumi jaanuarikuuks kaartidelt. Aga vaadates neid kaarte siin, siis see jaanuarikuu tuleb nagu selline sisemise stabiliseerumise ja enda nagu sageduse hoidmise kuu. Selline nagu teadlik kohalolu. Ja hakkame siit otsast vaatama, ma ladusin siin kaarte ja tulid sellised kaardid. Esimeseks kaardiks tuli müntide 4, see on selline nagu energia hoidmine. Mul on tunne, et siin inimesed jaanuarikuus väga tugevalt tahavad nagu hoida sellist enda energiat, enda ressursse, enda jõudu, seavad nagu endale sellised piirid. Tekib nagu selline tunne, et inimesed nagu vajavad enda sellist nagu püha ruumi või sellist nagu kaitset. Ja see kaart nagu annab ka sellise sõnumi siin jaanuarikuuks, et mitte siis endas nagu kõike välja anda, et hoida enda energiat ja enda piire. Ja sa ei pea end nagu tõestama. Et selline sõnum tuleb siit läbi. Ja kohe kõrval on mõõkade 7, see on selline nagu strateegia ja plaanid, et inimesed nagu hakkavad siin jaanuarikuus nagu mingisuguseid plaane paika panema. Mul on tunne siis, et plaane selleks uueks aastaks, see on selline nagu sisemine tarkuse kaart ka, et ja see kaart annab ka sõnumi siin kõikidele, et ära räägi kõikidest enda plaanidest, hoia nagu enda plaanid, enda ideed ja mõtted endale, ära räägi kõike nagu kohe välja. Ja kõik ei peagi nagu teadma, mida sa mõtled, mida sa tunned või mida sa teed või kuhu sa nagu elus edasi liikuda tahad. See on selline nagu natukene nagu ka
vabandust, salakaval kaart, et see kaart nagu ütleb koos selle mõõkade või tähendab müntide neljaga, et siin jaanuarikuus sa peaksid nagu võib-olla siis elama natuke nagu sissepoole, et mitte nagu jagama kõike kõigiga. Et selline nagu salakavalus ja sisemine selline tarkus ja vaikus. Ja siis tuli siin müntide rüütel, see on selline aeglane edasiliikumine, väikesed sammud nagu samm-sammult edasi minemine ja järjepidevus. Mul ongi tunne, et siin kollektiivselt inimesed hakkavad nagu midagi planeerima ja midagi nagu samm-sammult tegema järjepidevalt ja see kaart kutsub ka, et see jaanuarikuu on nagu väga hea alustada millegiga samm-sammult selliste väikeste sammudega ja järjekindlus on väga oluline. Et järjekindlus on see jaanuarikuu märksõna. Selline aeglane edasiliikumine, aga järjekindel edasiliikumine. Et kui sa midagi siin alustad, siis ära nagu anna alla. Ole järjepidev, järjekindel. Selline distsipliin on oluline. Ja ära siis räägi kõike kõigile kohe välja enda plaanidest, nagu ma ütlesin. Ja siia viimaseks tuli selline väga märgiline kaart, saatusratas, see on selline karmaline kaart. See jaanuarikuu tõotab tulla kollektiivselt selline karmaline saatuslik kuu. Midagi siin jaanuarikuus lõpeb ja algab midagi uut. Ma ei tea, mis asi see on, aga mingi saatuslik pööre siin tuleb jaanuarikuus kollektiivselt meil, inimestel. Kas see on selline nagu kosmiline nihe liikumine või siis ka võib siin jaanuarikuus mingisugune raputus tulla kollektiivselt. Midagi siin igatahes muutub. Ja siis ma võtsin ka 2 sageduskaarti ja tulid sellised kaardid. Ja esimene kaart tuli valge teemantkilp. Ma olen kaitstud kosmilise Elohei valge teemantkilbi poolt, mis pärineb akvamariinsete kiirte südametiiva tuumast ja on ümbritsetud kuldse Merkaba väljaga, esimesest jumalikust loomemaailmast. Kuldne Merkaba struktuur on valguse ja helisageduse väli, mis moodustab elava välja igavestest kristalltoonidest. Need 7 tooni on esmased loo- ja algkoodid, mis moodustavad kristallmerkaba vaimukeha. Seda nimetatakse ka kristallkaitsekilbiks või Aurora Elohei hoolekandja sablooniks. Sa oled kaitstud ja häälestatud läbi kristallkaitse teemant rinnakilbi, püha valguse rüü, mis on kodeeritud 7 tooniga Kara ja Sata-A-La. Ja see valge teemantkilp annab siin sellise sõnumi, et me oleme kaitstud jaanuarikuus, et mis iganes pööre, mingi karmaline nihe murre siin jaanuarikuus toimub kollektiivselt, siis see annab nagu sellise sõnumi, et me oleme kaitstud sellise kosmilise tasandi kaudu. Ja see annab ka sellise sõnumi, et kõik, mis ei ole nagu kooskõlas sinu tõelise sellise sagedusega, mida sa päriselt oled, mida sa välja kiirgad, kõik see, mis ei ole kooskõlas, see ei pääse nagu sulle ligi.
ja teine kaart tuli selline kaart. Aqua sinine vikerkaare päike. Ma olen Aqualassa maadriksi särav hingus. Siniste vikerkaare päikeste elav mälestus. Ma voolan kristallvette. Päikeseaura kosmilise südame kaudu. Aqua sinised vikerkaare galaktilised päikesed pärinevad Aqualassa maadriksist, mis asub Andromeda südames. Nad toimivad ühe kõrgema dimensiooni päikese tähekehana, toetades planeedi üles tõusmist. Ja mul on tunne, et siin jaanuarikuus nagu kollektiivselt hakkab inimestel mingisugune nagu selline hingemälu ärkama või taastama. Inimesed hakkavad meenutama, kes nad nagu päriselt on. Et need sageduskaardid on sellised hästi sügavalt vaimsed, spirituaalsed. Ja kes on huvitatud nendest kaartidest, ma olen ka nendest varem rääkinud, siis ma panen siia selle video alla lingi. Kes on huvitatud, saab minna uudistama nende kodulehte. Need kaardid on loodud eestlaste poolt, ühe väga armsa paari poolt Dubais. Ja saad minna ja vaadata, uudistada nende kodulehte. Neil on ka muid tooteid sellel kodulehel müügil. Aga need sageduskaardid on väga erilised. Need ei ole ennustuskaardid, need on sellised nagu siis sageduskaardid, need aitavad sinu sagedust tõsta ja need meenutavad sulle, kes sa päriselt oled. Aga kui võtta see lugemine siin kokku, siis kollektiivselt see jaanuarikuu näitab siin seda, et see tuleb selline nagu enda jõu ja energia koondamise kuu. Selliste piiride hoidmise kuu ja selline sisemine nagu stabiilsus. Inimesed nagu vaatavad enda sisse ja hakkavad siin planeerima uueks aastaks plaane. See jaanuarikuu võib tulla ka selline natukene nagu aeglane, aga samas nagu väga järjekindel kuu. Et see, mida inimesed siin hakkavad kollektiivselt jaanuarikuus looma, ehitama, see kannab nagu hiljem vilja. Ja midagi vana siin lõpeb selle saatuse rattaga, mingi vana tsükkel saab läbi ja algab midagi uut. Ja tegelikult ongi juba mingi uus selline tsükkel, pööre on juba käivitunud, aga see ei pruugi veel olla nagu nähtav kollektiivselt. Ja nagu ma ütlesin siis, et me oleme kollektiivselt hoitud ja kaitstud. Ja inimesed hakkavad meenutama enda tõelist sellist nagu olemust. Ja jaanuarikuuks siis veel sõnum, et hoia enda energiat, usalda eluvoolu ja mäleta, kes sa päriselt oled. Vot selline sõnum tuli siis jaanuarikuuks kollektiivselt. Nii, Jäär, siin on siis sinu jaanuarikuu sõnumid. Ja ma pean ütlema, et jaanuarikuu nende kaartide järgi siin vaadates tõotab tulla sellist täis kirge ja tegutsemist ja julgust ja riske. Aga hakkame siis siit otsast vaatama, tuli sauade rüütel ja see on selline nagu jäära enda energiakaart, selline tulekaart. Ja jaanuaris jääral võib tekkida siin selline tugev sisemine soov nagu tegutseda, tahe nagu murda rutiinist välja ja öelda elule jah.
ja teha nagu midagi ka spontaanset. Aga samas siit tuleb ka nagu läbi sõnum, et ära liigselt torma, et mõtle enda sammud nagu läbi, jäär. Ja karikate kuninganna, selline tunnete kaart, et jäär kuule enda tundeid. Märka, mis su sees nagu toimub. Hoolitse enda nagu enda ees siis nagu seesmiselt enda tunnete ja emotsioonide eest. Et sa nagu ei põleks läbi. Mul ongi tunne, et siin see jaanuarikuu võib tulla hästi selline särtsakas ja tormiline kuu, et siis see karikate kuninganna annab siia sellise nagu tasakaalu sõnumi. Et nagu kuula iseennast, enda intuitsiooni, enda sisetunnet. Et sa ei põleks nagu läbi. Ja siis tuli narri kaart. Mingid uued algused siin jääredel on tulemas jaanuarikuus. Ja see on ka selline nagu hüpe tundmatusse, et nii mõnigi jäär võib riskida siin millegagi. See on selline nagu elu usaldamise kaart ka, et paljud jäärad võivadki alustada siin nagu täiesti millegi uuega ja alustada millegiga, mida nad ei oleks nagu iialgi ette kujutanud, et millega nad võivad nagu enda elus siis alustada. Et selles nagu vanad hirmud lastakse lahti. Ja selle kaardi sõnum on ka siin, et usalda elu ja liigu edasi julgelt elus. Kuule enda südant ja jah, nagu ma ütlesin, et usalda elu, et elu kannab sind siin jaanuarikuus. Selline sõnum tuleb läbi. Et liigu edasi julgelt. Ja ole nagu ka valmis alustama täiesti nullist, et selline sõnum tuleb ka läbi. Vot nii jäär, selline sõnum siis sulle jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta sellele videole pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on täiesti tasuta sulle, see ei maksa sulle midagi. See annab lihtsalt minule sellist indu ja jõudu, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Sõnn, siin on sinu sõnum siis jaanuarikuuks ja vaadates neid kaarte, siis on mul tunne, et paljudel sõnnidel on vaja teha mingi otsus või valik siin jaanuarikuus. Aga hakkame siit otsast peale vaatama. Müntide 4 ja seesama kaart tuli ka kollektiivselt ja see annabki sellise sõnumi, nagu ma seal kollektiivses sõnumis ütlesin, et hoia enda sellist energiat, enda ressursse, enda piire. Keskendu nagu iseendale sellel jaanuarikuul. Ja jah, see jaanuarikuu ongi nagu aeg end koguda, hoida enda energiat, enda elujõudu. Ja siis nagu ma ütlesin, sõnnil tuleb siin mingisugune valik või otsus vaja teha. Vabandust. Et sõnn võib siin seista mingi 2 tee vahel ja peab otsustama, kumb tee valida. Ja võimalik, et osadel sõnnidel võib tulla ka mingisugust reisimist, sest siin on gloobus ja selline buss või auto siin kaardi peal. Et paljud sõnnid võivad planeerida reisi, välismaale minemist, ka tööle minemist välismaale. Ja võimalik, et ka kolimist välismaale.
ja siis tulebki teha mingi otsus või valik. Ja vaja on leida siis see tasakaal ja rahu iseendas. Vaja on teha selline nagu teadlik valik. Ja tuli ka maagikaart. See ütleb siin, et sõnnil on olemas kõik vajalikud tööriistad, et luua enda ellu seda, mida ta soovib. Jaanuar tõotab tulla selline võimaluste kuu ja ka edukuu. Et midagi sa siin manifesteerid jaanuarikuus, sõnn. Mingid soovid võivad siin täituda, et ole siis väga ettevaatlik, mida sa mõtled, mida sa ütled, sest see võib manifesteeruda väga kiiresti. Ja jah, nagu ma ütlesin, et mingisugused sellised ootamatud võimalused võivad tulla. Mul on tunne, et need võimalused võivad olla seoses välismaaga. Siin on see gloobuse kaart. Ja siis tulebki teha mingi otsus või valik sõnnil. Aga jah, hoia enda sellist piire energiat ja ära lase siis nagu hirmul enda sellist energiat mõjutada. Hoia enda energiat ja ressursse. Ja kuula enda sellist sisetunnet. Vot selline huvitav kuu täis manifesteerimist ja valikuid, otsuseid võib tulla siis sõnnil. Aga kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta minu videole pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima. Vajuta selleks kellukese nuppu, see on täiesti tasuta sulle, see ei maksa sulle mitte midagi. See annab minule lihtsalt sellist indu ja jõudu juurde, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud ja ole siis ettevaatlik, mida sa mõtled ja mida sa ütled, sõnn. Kaksikud, siin on siis sinu sõnum jaanuarikuuks. Ja mul on tunne, et see jaanuarikuu kaksikutel tuleb selline täis mõtlemist ja tegutsemist, sest tulid välja sauade kaardid ja mõõkade kaart. Aga hakkame siit otsast peale vaatama. Sauade 7. See räägib sellest, et kaksikutel tuleb siin jaanuarikuus vajadus seista nagu iseenda eest, enda tõe eest, enda piiride eest. Ja kaksikud võivad leida ka jaanuarikuus endast sellise nagu enesekindluse, et lõpuks astuda nagu enda eest välja mingis situatsioonis või olukorras. Kaksikud nagu julgevad näidata enda tõelist olemust. See on sellise nagu enda väekaart ja julguse kaart. Ja võib tulla ka selliseid olukordi, kus ongi nagu vaja enda eest seista ja kaitsta enda tõde. Ja siis sauade 3, see on väga hea kaart. Tuleb selline tuleviku vaatamine ja planeerimine siin jaanuarikuus. Ja see kollektiivne lugemine, mis ma algul tegin, seal tuli ka see sõnum välja, et inimesed hakkavad nagu planeerima enda tulevikku ja kaksikud nagu ka mulle tundub hakkavad seda tegema. Ja paljud kaksikud võivad ka minna reisima välismaale, tööle välismaale. Võivad hakata siin planeerima reisimist selleks aastaks või ka tööle minemist ja ka võimalik, et kolimist välismaale. Ja jah, see on selline nagu ettevalmistus, et selline tuleviku vaatamine ja planeerimise kaart. Ja siis tuli mõõkade 5, see on selline natukene negatiivne kaart, selline konflikti või erimeelsuse kaart. Kaksikud, see on nagu selline natuke hoiatav kaart, et ära anna enda energiat
igasse konflikti. Et mõnikord on targem nagu olla vait, mitte võidelda. Väga huvitav on ju, et alguses tuli see kaart, et on siin vaja iseenda eest seista, aga võib-olla siis siin ongi see sõnum, et see iseenda eest seismine ongi nagu ka iseenda kaitsmine sellega, et ära anna enda energiat igasse sellisesse konflikti või võitlusesse, et iga lahing ei ole nagu võitlemist väärt, on selle kaardi sõnum. Ja jaanuarikuu tuleb jah selline nagu planeerimine, plaanide paika panemine ja vali siis targalt, kuhu sa enda energiat kulutad ja annad. Ja sea endale sellised selged visioonid. Ja seisa siis julgelt enda tõe eest. Aga kaksikud sellised need sõnumid tulid sulle, kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidlanuppu minu sellel videol siin. Ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab minule lihtsalt jõudu ja indu juurde, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Ja ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Vähk, siin on sinu jaanuarikuu sõnumid. Ja vaadates neid kaarte siin, siis jaanuarikuu vähkidel võib tulla selline täis nagu mõtlemist, tulid 2 mõõkede kaarti. Aga hakkame vaatama siis siit otsast peale müntide poiss, mingisugune uus praktiline algus tõotab siin tulla. Keegi võib siin asuda midagi õppima. Ja ka uus töökoht võib tulla siin osadel vähkidel. Ja üldse vähk võibki tunda sellist nagu vajadust nagu saada või koguda uusi teadmisi või oskusi. Et see on selline ka teadmiste ja oskuste kaart. Ja siis siin edasi tuli mõõkade 10, midagi siin vähid lõpetavad. Mingi vana olukord, mis on siin olnud väga raske, see nüüd saab läbi ja lõpeb. Ja see kaart annab ka sõnumi, et see vana raske olukord peabki ära lõppema, et saaks tulla uus. Ja selline nagu hingeline sõnum ka, et mõnikord peab nagu midagi vana maha jätma, et uus saaks nagu sündida. Nagu ma ütlesin, selline mõtlemine ja selline mentaalne kuu, et siin vähk võib väga palju nagu enda peas olla ja mõelda väga palju. Ja see võibki olla nagu sellest, et midagi rasket on olnud ja see vana raskus ja valu on nagu vaja maha jätta. Ja siin kohe kõrval tuli mõõkade äss, see on selline nagu vaimne selgus, mingi läbimurre. Et siin vähkidel võibki tulla jaanuaris selline selgus, mingi uus arusaamine, et alustada uuesti puhtalt lehelt. Ja see jaanuarikuu ongi ka nagu ideaalne aeg plaanide loomiseks. Et alustada nagu midagi täiesti uuesti, aga selleks ongi vaja, nagu ma ütlesin, midagi vana siin lõpetada, lausa nagu läbi lõigata. Et jaanuarikuu märksõnad vähile on jah, siin vana lõpetamine, uued teadmised, uued oskused, uued algused töö ja raha osas ja selline sisemine selgus. Ära karda lõpetada, et need loovad ruumi uuele sinu elus. Midagi vana on siin vaja maha jätta ja lõpetada.
aga vähk, need olid siis sõnumid sulle jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta selleks pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab ainult minule sellist indu ja jõudu edasi, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Lõvi, siin on sinu sõnumid siis jaanuarikuuks ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et see jaanuarikuu võib tuua mingisugused valikud või otsused, mis on lõvil vaja teha ja toob ka sellist uut energiat ja sellist särtsu. Aga hakkame vaatama. Esimeseks kaardiks tuli mõõkade 2 ja see on selline valikute kaart, et lõvil võib tekkida siin mingi olukord, kus peab otsustama 2 tee vahel. Kas töösuhete osas või mis iganes see siin on. Ja siit tuleb ka läbi selline sõnum, et midagi on siin, mida lõvi ei taha endale tunnistada. Et siin kaardil on, sellel naisel on selline side silme ees. Et sul tuleb nagu vaadata mingisugusele tõele otsa ja vaadata seda olukorda nagu selgelt ja teha nagu teadlik valik ja ära kiirusta. Ja siis tuli karikate kuningas. See kuu võib tuua ka sellise emotsionaalse tasakaalu vajaduse, et on vaja nagu leida selline emotsionaalne tasakaal. Ja see kaart räägib ka sellest, et need otsused või valikud, mis siin on vaja teha, tee need läbi südame. Et sinu süda, sinu intuitsioon juhatab sind õigele teele. Selline sõnum tuleb läbi. Ja sauade poiss, see räägib sellisest uuest põnevast energiast ja algusest. Midagi siin lõvi alustab jaanuarikuus millegi uuega. See võib olla uus töö, uus projekt, täitsa võimalik ka uus suhe. Ja võib ka, mõni lõvi võib ka reisile minna. Ja see on selline uus motivatsioon, et lõvi võib ka leida sellel jaanuarikuul nagu sellise motivatsiooni enda seest. Ja see on ka nagu selline seikluste kaart, et nagu ma ütlesin, nii mõnigi lõvi võib minna reisile, alustada uute seiklustega. Ja see kaart annab ka sõnumi, et olegi selline uudishimulik ja julge ja usalda elu ja leia nagu endasse eluenergia või tahe üles, et sinus on see olemas. Ja see jaanuarikuu toob sellised nagu teadlikud valikud ja vaja on olla selline emotsionaalselt tasakaalukas ja küps. Ja mingisugune uus algus siin tahab tulla, mis toob sellist põnevust ja sellist särtsu. Et mul on tunne, et siin lõvil see tulihobuse aasta algab sellise uue särtsaka energiaga, aga enne on vaja teha selleks mingi otsus või valik ja vaadata nagu mingisugusele tõele otsa. Vot nii, lõvi. Selline sõnum tuli sulle jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta. See annab minule lihtsalt sellist indu ja energiat edasi, et selle kanaliga edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Neitsi, siin on sinu jaanuarikuu sõnumid siis. Ja mul on tunne, et see neitsi jaanuarikuu tuleb nagu täis kõike. Siin on sellist rahulolu, turvatunnet suhete osas. Samas siin on natuke sellist ärevust ja ülemõtlemist ja sellist ka
sisemist julgust ja enesekindlust. Aga hakkame siis vaatama karikate 10. See räägib sellisest rahulolust ja turvatundest. Mul on tunne, et siin väga paljudel neitsidel võib tulla nagu suhete ja kodu osas selline hästi stabiilne kaart, et see stabiilne kuu, et see kuu tõotab tulla selline täis selliseid ilusaid emotsioone ja rõõmu ja rahulolu. Ja see kaart kutsub ka sind nagu olema tänulik selle kõige eest, mis sul juba elus on olemas. Ja siis on siin tugevuse kaart. See kuu võib nõuda neitsilt sellist nagu sisemist julgust ja tugevust ja enesekindlust, sellist enesekontrolli ja südamejulgust nagu. Et mingil hetkel on vaja võib-olla neitsil siin seista enda tõe eest. Aga see kaart annab nagu sellise sõnumi, et selline sisemine rahu toob sulle selle nagu tugevuse. Ja siis siin tuli mõõkade 9. Et see mõõkade 9 räägib sellest, et võib tulla sellist natuke ülemõtlemist või muretsemist ja ärevust. Ja neitsid on ka sellised natuke nagu ülemõtlejad. Et siis see kaart nagu hoiatabki selle eest, nagu liigne analüüsimine. Et tule nagu sealt peast enda südamesse, tuleb läbi sõnum. Ära lase end nendel sisemistel hirmudel end nagu üle koormata või kurnata. Vabasta see ärevus ja usalda enda sellist sisemist tugevust, selline sisemine rahu ja julgus ja enesekindlus on vaja siin neitsil sellel jaanuarikuul nagu leida. Et ära lase hirmudel ja muremõtetel enda energiat nagu ära süüa. Aga jah, fookuses on nagu siin neitsil pere ja suhted. Et hoia enda suhteid ja enda peret tuleb ka läbi sõnum. Vot selline sõnum tuli siis neitsile jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind siin kõnetas, siis vajuta sellele videole pöidla nuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on täiesti tasuta sulle, see ei maksa mitte midagi, see annab minule lihtsalt sellist indu ja jõudu edasi, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Kaalud, siin on sinu jaanuarikuu sõnumid. Ja vaadates neid kaarte, siis on mul tunne, et kaaludel on vaja tulla välja sellest ohvri rollist. Väga paljudel kaaludel võib siin jaanuarikuus olla nagu selline tunne, et nad on nagu lõksus mingis osas selle nagu ohvri rollis olemise tunne. Ja hakkame siit otsast vaatama, müntide 5 ongi selline nagu puudus või ebakindlus, et võib olla jah sellist puudusteadvust või tunnet, et nagu midagi on puudu elus. Aga see kaart annab nagu sellise sõnumi, et see tunne, see puudusteadvuse tunne, et see on nagu ajutine. Ja väljapääs on olemas tegelikult, sa lihtsalt ei näe seda. Ja kohe kõrvale tuligi maailmakaart. See on väga ilus kaart. Maailm räägibki sellest, et kõik need õppetunnid ja katsumused, mis sinu elus on olnud või on, viivad sind elus nagu edasi. Ja mingisugune uus elutsükkel tahab siin ka kaaludel alata. Midagi vana lõpeb ja midagi uut algab, sest et siin kõrvale tuli ka narri kaart. Ja narr on uued algused, selline
ka nagu väga suur julgus ja risk, et paljud kaalud võivad siin alustada millegi uuega, millegagi, mida nad ei oleks iial uskunud, et nad alustavad. Ja see kaart kutsub ka sind nagu natukene riskima ja usaldama elu. Ja siit tuleb läbi ka sõnum seos välismaaga, see maailmakaart on ka välismaakaart, osad kaalud võivad minna reisile, minna tööle välismaale. Ja siit tuleb mul ka läbi sõnum, et osadel kaaludel võibki siin olla see olukord, et võib-olla ongi siin hetkel kas tööalaselt, rahaliselt keeruline ja raske ja siis minnaksegi välismaale tööle ja need kaardid nagu väga ka soosivad siin seda seost välismaaga. Et selline nagu hüpe, tundmatusse, riskimine, et see jaanuarikuu nagu soosib seda väga kaaludel. Et jah, see jaanuar toob selliseid uusi algusi ja sellist vabastust ja ole siis nagu avatud südamega, nagu ma ütlesin, usalda elu. Mingi uus teekond tahab siin alata. Vot nii kaalud, sellised sõnumid tulid sulle jaanuarikuuks ja kui need kõnetasid sind, siis vajuta sellel videole siin pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta kellukese nuppu selleks. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab minule lihtsalt sellist indu ja energiat, et selle kanaliga siin edasi toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Skorpion, siit tuleb sinu jaanuarikuu sõnumid ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et skorpionil on vaja teha mingisugune otsus ja valik ja vaadata mingisugusele tõele enda elus otsa. Aga hakkame siit otsast peale. Karikate 5 räägib sellisest pettumusest, emotsionaalsest kaotusest. Skorpion võib siin tunda, et nagu miskit on nagu valesti läinud või midagi on tema elus puudu. Ja see on ka selline nagu kahetsuse kaart, et Skorpion nagu võib midagi kahetseda. Aga selle kaardi sõnum on siin see, et ära keskendu sellele, mis nagu läks valesti või mis on sinu elus puudu või mida sa kahetsed. Vaid vaata nagu edasi julgelt tulevikku ja lase sellest minevikust lahti. Ära keskendu sellele. Ja müntide 2, see on selline tasakaalu kaart, et vaja on leida mingisugune tasakaal siin jaanuarikuus. Mul on tunne, et Skorpionil on siin vaja tegeleda väga paljude asjadega, mitme asjaga korraga ja siis tulenevalt sellest ongi vaja leida tasakaal, hoida seda tasakaalu elus. Ja nagu ma ütlesin, et siin Skorpionitel väga paljudel võib tulla vaja teha mingi otsus või valik. Ja liigu eluvooluga kaasa ja hoia enda energiat, tuleb läbi sõnum. Ja siis siin ongi siin see valikute otsuste kaart, mõõkade 2. Midagi vaja otsustada ja valida Skorpionil. Ja see otsus tuleb teha nagu selliselt tasakaalukalt ja nagu ma ütlesin ka, et on vaja vaadata mingisugusele tõele otsa, et midagi siin on, mida Skorpion ei taha nagu endale tunnistada hetkel. Vaja on vaadata seda olukorda nagu selgelt ja teha selline teadlik valik. Ja midagi siin on jah, mida sa nagu ei näe. Sest et siin karikate 5-ga on ka, et see naine nagu istub siin kurvalt, nukralt. Siin on need 4 karikat on pikali, aga ta ei näe seda 5. karikat, mis on tema taga, mis nagu särab. Mingi võimalus või midagi nagu sul on elus veel nagu olemas või tulemas, mida sa veel ei näe. Tuleb siit läbi selline sõnum. Ja
nagu ma ütlesin, siis et ära keskendu sellele kaotusele või minevikule, sellele negatiivsele olukorrale või emotsioonile, mis sul on siin olnud. Ja hoia tasakaalu ja tee sellised teadlikud valikud enda elus. Vot nii, Skorpion, selline sõnum tuli sulle siis jaanuarikuuks ja kui see kõnetas sind, siis vajuta minu videol siin pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta ja ei maksa sulle midagi. See annab minule lihtsalt sellist indu ja jõudu edasi selle kanaliga siin toimetada. Aga ma soovin sulle imeilusat jaanuarikuud. Hambur, siin on sinu jaanuarikuu sõnumid. Ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et see jaanuarikuu toob sellise uue energia ja inspiratsiooni ja edasiliikumise. Aga hakkame siis siit otsast vaatama. Sauade äss, see räägibki sellist uuest algusest, uuest energiast, uuest mingisugusest kirest. Siin hamburid võivad alustada millegi uuega, midagi, mis on nagu, mis toob hamburile sellist sisemist kirge ja motivatsiooni. Et paljudel hamburitel võibki tekkida selline tunne nagu või soov alustada millegi uuega, mis iganes mingi projekt, hobi või mis iganes see võib olla. Ja ka osadel võib tulla uus kirglik suhe. See on ka üks võimalus. Et see on selline kollektiivne lugemine siin. Ja edasi on siin eraku kaart. See jaanuarikuu kutsub hamburit nagu ka siis nagu sissepoole vaatama. See on selline sissepoole vaatamise kaart. Hambur võib vajada sellist vaikust ja üksindust, üksinda olemist ja aega nagu iseendaga. Ja see kaart annab ka sõnumi, et vaikuses sa leiad vastused ja sellise sisemise selguse ja sisemise valguse. Võib-olla siis ongi siin hamburil vaja jaanuaris olla rohkem üksinda, vaadata sissepoole ja mõelda siis, mida sa nagu tahad enda elus, kuidas sa tahad edasi minna ja võib-olla vaikuses ja üksi olles sa leiadki selle uue kire, uue tee. Ja siis tuli siin kaariku kaart. See toob sellist edasiliikumist, sellist eduenergiat. Mul on tunne, et hambur hakkab väga tugevalt siin jaanuarikuus liikuma enda eesmärkide suunas. Ja see on ka reisimise kaart. Paljud võivad minna reisile jaanuarikuus. Paljud võivad ka kolida või otsustada, et nad tahavad kolida. Ja selle kaardi sõnum on ka siin, et liigu edasi julgelt ja pane nagu paika enda fookus ja eesmärgid ja selline sea endale nagu siht silme ette, et mida sa nagu tahad. Et see jaanuar jah toob sellise sisemise nagu selguse, tegutsemise, liikumise. Aga enne selleks tulebki siis, nagu ma ütlesin, olla vaikuses ja leida selline sisemine selgus ja panna enda sellised prioriteedid nagu paika. Ja siis mul ongi tunne, et kuu lõpuks siin hambur ongi valmis nagu edasi liikuma enda eluga. Vot sellised sõnumid tulid siis hamburile jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu sellel videol siin ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab ainult minule sellist jõudu ja energiat edasi selle kanaliga siin toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Kaljukid, siin on sõnum sulle jaanuarikuuks ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et see jaanuarikuu
võib tuua midagi minevikust ja see jaanuarikuu võib tuua ka sellist loomingut ja sellist viljakat energiat. Aga hakkame siit otsast vaatama. Maailmakaart, see on selline mingi vana tsükkel võib siin paljudel kaljukitsedel lõppeda ja algab uus elutsükkel. See on selline terviklikkuse kaart. Et kaljukits võib siin tunda, et kas elus on nagu mingi projekt või midagi on nagu täitunud või saavutatud. Ja kaljukits võibki siin jaanuarikuus hakata nägema enda elu nagu, kuidas ma siis ütlen, nagu tervikuna ja tunnustama enda nagu saavutusi. Ja see maailmakaart on ka välismaa kaart, et osadel kaljukitsedel võib olla seos välismaaga, võib tulla reisimist välismaale, tööle minemist välismaale või mingisuguseid kontakte välismaaga. Ja karikate kuus on siis see mineviku kaart, et keegi võib tulla tagasi minevikust. Kaljukitsel võib tulla ka mälestusi, selliseid südamlikke sidemeid minevikust. See on selline nostalgiline kaart, et kaljukits võib siin jaanuarikuust nostalgitseda väga palju. Vaadata nagu minevikku ja meenutada selliseid olulisi suhteid ja õppetunde minevikust. Ja see kaart annab ka sõnumi, et õpi nendest mineviku suhete mustritest, mis sul on olnud. Ja võta sealt nagu midagi, mingi tarkus kaasa edasi tulevikuks. Ja keisrinnakaart, see räägib sellist loomingulisest ja viljakusest. Kaljukits võib alustada siin millegi uuega, mingisuguse loominguga. Ja see kaart annab ka sõnumi, et loo enda ümber sellist hoolitsevat energiat, et hoolitse kõigepealt on ju iseenda eest. Ja kui sa enda eest hoolitsed, nagu öeldakse, et kui sinu tass on täis, siis sa saad ka teistele anda. Et kõigepealt paku endale ja siis teistele, et see jaanuarikuu on nagu millegi pärast hästi oluline selline olla selline hoolitsev ja isegi natukene nagu emalik energia tuleb siit läbi, et ja mul tuleb ka läbi sõnum, et võib tulla osadel ka selliseid raseduse uudiseid siin. See keisrinna on selline rasedus ja viljakuse kaart. Vot nii, kaljukits. Kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidlanuppu sellel videol ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab lihtsalt minule sellist indu ja jõudu edasi selle kanaliga siin toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Veevalaja, siin on sinu sõnumid sulle jaanuarikuuks. Ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et siin veevalajal on vaja lõpetada midagi vana on vaja maha jätta, mingi vana raskus, midagi, mis enam sind sinu elus ei teeni. Aga hakkame siit otsast peale vaatama ja mõõkade 10 ongi selline lõpetamise kaart. Mingi vana olukord või vanad mõttemustrid saavad nagu läbi siin ja ongi vaja ära lõpetada. See on selline raske, aga vajalik lõpp, et teha nagu ruumi uuele. Et see, jah, märksõnad on, et vabasta vana siin jaanuarikuus veevalaja. Vabasta see, mis sind enam ei teeni. Ja siis teine mõõkade kaart, mõõkade äss, et kui see vana on nagu vabastatud, tulebki selline uus selgus, selline vaimne ärkamine, uus algus millegi osas.
selline uus mõtlemine, inspiratsioon ja selline otsusekindlus. Et veevalaja alustab siin millegi uuega täiesti puhtalt lehelt jaanuarikuus ja sellise nagu selge ja kaine mõistusega mul on tunne. Ja müntide 8, see on selline töö ja rahakaart. See jaanuarikuu võib tuua sellist nagu õppimist, uute oskuste arendamist veevalajale ja paljud võivad ka alustada uue tööga, uute projektidega. Ja see kaart nagu annabki siin sõnumi, et arenda ennast, õpi uusi asju, uusi oskusi, saa uusi teadmisi. Et selline järjepidev töö on nagu oluline siin jaanuarikuus. Mul on tunne, et osad veevalajad võivad siin vahetada töökohta, et see ongi see mingi vana asja maha jätmine, mis enam ei teeni ja alustada uue tööga ja see uus töö võib olla täiesti midagi sellist uut, mida varem veevalaja ei ole teinud. Et siit tulebki see uute oskuste õppimine ja arendamine. Ja see mõõkatass on ka lepingute kaart, et mingisugused uued lepingud võivad tulla siin jaanuarikuus väga paljudel veevalajatel, kas siis tööalaselt või siis rahaliselt mingid uued lepingud võivad tulla. Et jah, see jaanuarikuu lõpetab midagi vana, tuleb uus selgus ja uus algus ja ära siis karda neid lõppusid, need loovad nagu ruumi uuele ja sul on vaja seda uut algust. Vot nii veevalaja, sellised sõnumid tulid sulle siis jaanuarikuuks ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta sellele videole ja pöidla nuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab minule ainult sellist energiat ja indu edasi selle kanaliga siin toimetada. Aga ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud. Kalad, siin on sõnum sulle jaanuarikuuks ja vaadates neid kaarte, siis mul on tunne, et siin tuleb nagu kõike. Tuleb sellist emotsionaalset rahulolu ja rõõmu, aga samas tuleb ka sellist nagu pausi ja puhkuse vajadust ja tuleb ka sellist nagu sisemist konflikti ja erimeelsusi. Aga hakkame siit vaatama otsast peale karikate 10. See räägib nagu sellisest rõõmust ja rahulolust ja mul on tunne, et siin paljudel kaladel võib tulla sellist perekondlikku lähedust, perekondlikku tugevust, sellist rõõmu ja koosviibimist nagu perekondlikult ja suhete osas. Ja see kaart annab ka sõnumi, et olegi tänulik kõige selle eest, mis sinu elus on ja kes sinu elus on. Et on tulemas jaanuarikuus selliseid ilusaid hetki, koos veedetud ilusaid hetki. Ja mõõkade 4 on sellise puhkuse ja taastumise kaart, et kalad võivad vajada siin jaanuarikuus sellist nagu pausi, taastumist ja üksi olemist, sellist sisemise rahu nagu leidmist. Et märksõnad on jah, puhkus ja taastumine. Ja tuleb nagu läbi sõnumi, et on vaja nagu koguda jõudu uuteks algusteks, selleks uueks aastaks. Sest see tulihobune tõotab tulla selline väga kiire ja selline särtsakas aasta. Aga siis on siin mõõkade 5, räägib sellisest konfliktist, et siin võib olla sellist sisemist konflikti või pinget kalade elus ja võib olla ka konflikte kellegiga, millegagi. Ja siit tuleb läbi sõnum, et ära anna enda energiat igale poole, et igal
lahing ei ole võitlust väärt. Targem annab järele, nagu öeldakse. Ole väga nagu tähelepanelik, kuhu sa enda energiat jagad, kellele sa midagi räägid või avad endast. Ja nagu ma ütlesin, et jah, selline ei tasu nagu igasse konflikti minna, selline kompromiss on nagu sellel kuul märksõna. Selline sisemine rahu on vaja nagu leida. Ei ole vaja nagu tühjalt võidelda siin sellel kuul. Et jah, selline sisemine paus on vajalik mingil hetkel kaladel jaanuarikuul. Ja ära lase nagu sellistel tühistel erimeelsustel või konfliktidel enda energiat nagu ära süüa. Ja ole siis tänulik selle eest, mis sinu elus juba on. Vot sellised sõnumid tulid kaladele siis jaanuarikuus. Ja kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidlanuppu sellel kanalil ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima. Vajuta selleks kellukese nuppu. See on täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi. See annab minule lihtsalt sellist indu ja energiat edasi selle kanaliga siin toimetada. Aga kalad, ma soovin sulle ilusat jaanuarikuud.